Praeguseks on vähemalt 32 riiki andnud Ukrainale sõjalist abi, mille väärtus läheneb $150 miljardile. Nendest riikidest vähesed suudavad küündida NATO uusima liikme Rootsi tohutute panusteni. Nad on seni andnud 21 sõjalise abipaketi, mille väärtus on umbes $11,24 miljardit, mis moodustab umbes 80% kogu Rootsist antud abist. Varustuse hulka kuulub kaasaegne tehnika nagu Trident MK2 õhutõrjesüsteem, mis tarnitakse peagi, ja Archer 155 mm iseliikuv haubits. Kuid sinna hulka kuulub ka vanemat varustust, mis aitab täita Ukraina arsenali lünki. Ja üks kõige kasulikumaid neist on üle 60 aasta vana. Panzerbandwagen 302 ehk PBV 302 soomustransportöör või APC, kui sa ei taha selle täisnime kasutada. On küll olnud kasutusel alates 1960-ndatest, kuid praegu leiab see ainulaadse koha Ukraina rindel. Vaatame siis, kuidas Ukraina on andnud Rootsi sõjatehnika tublile tööloomale uue elu ja kuidas see lahinguväljal vahet teeb. PBV 302 tarnest Ukrainasse teatati esmakordselt 2024 aasta mais. Rootsi teatas, et tarnib neid sõidukeid osana massiivsest 16. abipaketist väärtusega $1,3 miljardit ning mitte ainult mõnda neist. Kogu Rootsi varu oma koha peal toodetud PBV 302 tarnitakse. Tol ajal eeldati, et neid on umbes 300 sõidukit. See teade võis olla Ukrainale mõnevõrra üllatus, kuna nad ei paistnud seda ootavat. Ukraina kiitis PBV 302 kasutamise heaks alles 3 kuud hiljem, augustis. Sellegi poolest olid sama aasta novembriks esimesed üksused juba tarnitud ja ametlikult Ukraina relvajõudude poolt vastu võetud. 2024 aasta augustis kinnitas Rootsi, et on tarned lõpetanud. Kokku näib olevat lõpuks tarnitud 239 PBV 302 masinat. Lisaks sõidukitsele lubas Rootsi anda ka varuosi, hooldusvarustust ja laskemoona, et toetada uusi brigaade, mida Ukraina sel ajal nende sõidukite ümber moodustas. Nüüd selgitab see varuosade andmise kohustus nii seda, miks Rootsi sai anda Ukrainale kogu oma PBV 302 masinate pargi, kui ka seda, miks lõplik tarnitud arv oli oluliselt väiksem kui algselt oodati. Nagu varem mainitud, on PBV 302 vaatamata oma vastupidavusele, millest kohe räägime, vana masin, pärinedes 60. aastate algusest. Sõjapidamine on aastate jooksul ilmselgelt muutunud ja Rootsi uuendas mõistlikult oma peamist soomustransportööri, asendades PBV 302 järk-järgult uuema mudeliga. 2014 aastaks oli kogu masinapark kasutuselt kõrvaldatud ja ladustamisele viidud. Seega, Rootsi ei nõrgenda omaenda kaitsevõimet, andes kõik oma PBV 302D Ukrainale üle. Kõik töökorras masinad on üle antud ja ülejäänud on peamiselt varuosade allikaks. Küünikud võivad väita, et Rootsi on sisuliselt lihtsalt oma laod vanast romusoomusest tühjaks teinud, kuid tegelikult see nii ei ole, kahel väga olulisel põhjusel. Esiteks on Rootsi andnud Ukrainale ka märkimisväärses koguses neid masinaid, millega PBV 302 välja vahetati, CV-90 jalaväe lahingumasinaid ehk IFVE. Täpsemalt öeldes on teada, et Rootsi tarnis 2023 aastal vähemalt 50 selle võimsa masina CV-9040C varianti. CV-90 masinate perekond, kus CV-90 tähendab Combat Vehicle 90 ehk lahingumasin 90 on loodud olema väga liikuvad ja hästi kaitstud masinad mitmeotstarbelise funktsionaalsusega, sealhulgas luure, jalaväelahingud ja toetus. CV-9040 on uuendatud versioon, millel on parem soomus, võimsam mootor ja lisavarustus, sealhulgas Barracuda termokaamuflaažisüsteem. Seega ei saa Rootsit kindlasti süüdistada selles, et ta lihtsalt viskab oma vana rämpsu Ukrainale. On selgelt näha, et nad annavad need tipptasemel masinad, mida nad saavad loovutada. Teiseks, Ukraina vaatenurgast pole vanus oluline. Kui see töötab, saatke see ja mida rohkem, seda parem. Sõja alguses oli Ukraina praktiliselt igas relvakategoorias Venemaast tugevalt vähemuses. Eriti suur oli vahe soomustatud lahingumasinate ehk AFV-de osas, kuhu kuuluvad nii soomustransportöörid kui ka jalaväe lahingumasinad. 2022 aasta veebruaris hinnati, et Venemaal oli 15 800 kuni 27 000 soomustatud lahingumasinat, samal ajal kui Ukrainal oli neid 3300 kuni 8500.
Tõsi, need hinnangud varieeruvad üsna palju. Sõjaudu tõttu on andmed sageli ebaselged. Kuid olenemata sellest, millised arvud on õiged, on vahe märkimisväärne. Pealegi oli suurem osa Ukraina soomusmasinatest ausalt öeldes üsna vanad. Ukraina jalaväe lahingumasinate parki domineerisid nõukogude ajast pärit roomikutel BMP-1 ja BMP-2 mudelid. BMP-1 võeti kasutusele juba 1966. aastal, samas kui BMP-2 tuli mängu 1980. aastal. Mis puudutab soomustransportööre, siis Ukraina relvajõududes oli tol ajal kõige arvukamalt kasutusel 8x8 rattavalemiga BTR-80, mis oli samuti Nõukogude Liidust pärit ja Ukrainale üle antud. BTR-80 võeti esmakordselt kasutusele 1985. aastal. Ukraina kasutas ka mitmeid BTR-80 eelkäijaid, BTR-60 ja BTR-70, mis võeti kasutusele vastavalt 1960. alguses ja 1970. aastatel. Nüüd, see ei ole nii, et Ukraina läks lahingusse ainult vananenud soomusmasinatega. Ukraina kodumaal toodetud BTR-3 ja BTR-4E Bucefal 8x8 rattavalemiga soomustransportöörid võeti kasutusele 2000. alguses ning nende 4x4 rattavalemiga Novator tutvustati alles 2017. aastal. Oluline on see, et sõja alguses oli Ukraina juba harjunud töötama nii vana kui ka kaasaegse varustuse kombinatsiooniga. Tegelikult teenis edukas sõjaeelne Ukraina kaitsetööstuse ekspordisektor palju raha, uuendades ja moderniseerides vanu nõukogude varusid kaasaegseks sõjapidamiseks sobivateks masinateks. Sõja ajal olid Venemaa soomusvarud Ukrainas täielikult purustatud. 2026 aasta esimese kvartali lõpuks oli umbes 9500 soomusmasinat saanud kahjustada või hävitatud, lisaks piinlikult suur hulk peaaegu igat muud tüüpi sõjatehnikat. Kuid ka Ukraina on kandnud märkimisväärseid kaotusi, eriti pärast seda, kui venelased jõudsid mängu muutvate FPV-droonide osas ukrainlastega samale tasemele. Tegelikult pole eriti oluline, kust soomus pärineb või kui hästi see on valmistatud. Vahem või hiljem leiavad osavad FPV-operaatorid nõrgad kohad üles ja muudavad sõidukid rivituks. Selle tulemusena avas Ukraina oma uksed igasugustele soomusmasinatele annetajatelt ning Ukraina partnerid tulid vastu. Sõja käigus on kohale jõudnud ja saabub jätkuvalt lai valik soomusmasinaid erinevatest paikadest. Lisaks eelmainitud Rootsi CV90-le on Kanadast saabunud vähemalt 2000. Rochelle Senatorit, 300 M2, A2, ODS SA, Bradley jalaväe lahingumasinat ja 30 M1 Abramsit USA'st. 280 VAB Prantsusmaalt, 110 Magder 183 Saksamaalt, 36 Patria AMV XB-d Soomest ja Lätist. Ja Sajad USA's toodetud M113D on teiste seas jõudnud Ukraina lahingusse. Nagu Ukraina olemasolev masinapark, ulatuvad ka välismaalt saabunud masinate vanused moodsatest kuni varase külma sõja ajastuni. Rochelle Senatorid on neist kõige hiljutisemalt kasutusele võetud, alustades teenistust 2018. aastal. Patria AMV 8x8 ratasveoga soomustatud modulaarne sõiduk võeti kasutusele 2004. aastal, veelgi arenenum XB variant töötati välja hiljem. CV9040 debüteeris 1993, aastal Marder 183 variant 1988, aastal M2 Bradley 1981, aastal VAB 1979, aastal ja legendaarne M113 1961 aastal. Nii et PBV 302 vanus ei paista teiste seas kuidagi eriti silma. Ukraina kasutab tavaliselt vähemalt 3 oma 70-ndatest pärit kaasaegset BMP-1, BMP-2 ja M113. Küsimus on, kuidas PBV 302 neile vastu peab? Mida ütlevad Ukraina väed, kes neid kasutavad? Natuke ebaõiglane on võrrelda nende sooritusvõimet kaasaegsete soomukitega nagu CV90 ja Bradley. See on natuke nagu võrrelda 3. ja 5. põlvkonna lennukeid või sissehelistamis- ja lairiba internetti. Aga me saame neid võrrelda nende 1960. eakaaslastega, eriti BMP-dega. See on sellepärast, et M113 on tehniliselt soomustransportöör, samas kui teisi peetakse jalaväe lahingumasinateks. Mis vahe neil on? Soomustransportöör on mõeldud eelkõige selleks, et viia jalaväelased turvaliselt lahinguväljale. See pakub tavaliselt kaitset käsitulirelvade ja kildude eest, kuid selle tulejõud on piiratud, peamiselt kuulipilduja näol.
Jalaväe lahingumasin on seevastu mõeldud lahingutegevuseks, viies jalaväelased turvaliselt lahinguväljale ja võimaldades neil sõiduki seest võidelda. Sellel on tavaliselt raskem relvastus, nagu automaatskahurid ja tankitõrjeraketid ning parem soomus kui soomustransportööridel. PBV-302 töötati välja spetsiaalselt jalaväe lahingumasinana. Kui sõiduk esmakordselt telliti tootjatelt Haglund ja Sonor, täpsustati, et meeskonnad peavad suutma tõhusalt võidelda sõidukist vaenlase jalaväe, soomukite ja aeglaste õhusõidukite vastu. Kuid, nagu näeme veidi hiljem, kasutavad ukrainlased seda peamiselt soomustransportöörina ja seda väga mõjuvatel põhjustel. Ärge unustage kanalit tellida, kui teid huvitavad värskeimad sõjauudised ja põhjalikud analüüsid sõjanduse teemadel. Just sellele oleme siin The Military Shows spetsialiseerunud. Nii et vajutage tellimisnupu, et te midagi maha ei magaks. PBV-302 seeria tootmine algas Ernstviiki linnas 1966 aastal ja jätkus kuni 1971 aasta detsembrini. Kokku toodeti 644 masinat. Uskumatul kombel suutsid rootslased neid toota umbes 233 000 krooni eest tüki kohta, mis oli tol ajal vähem kui $50 000. See on inflatsiooni arvestades ka tänapäeval üsna odav, umbes $430 000. Madal hind saavutati tänu täielikult välja arendatud tsiviilkasutuseks mõeldud Penta THD-100B, 280 hobujõuliste mootorite ja Volvo Rootsi mootorigigandi Penta R60 käigukastide kasutamisele. Nad valisid ka veermikud, mida juba toodeti suurtes kogustes välismaistele kergetele lahingumasinatele. Aga ära lase end sellest odavast ja pragmaatilisest osade hankimisest petta, arvates, et rootslased oleksid PBV-302 puhul kvaliteedi arvelt kokku hoidnud. 23 mm paksune täielikult keevitatud terasest soomus ja kahekordsed külgsoomusplaadid kaitsesid jalaväge käsitulirelvade ja kuni 20 mm kaliibriga väiksema võimsusega relvade eest. Tol ajal oli see parem kaitse kui M113 ja FV432 tema peamised rivaalid pakkusid. See kehtib ka tänapäeval. Ja see on samuti parem kaitse kui BMP-1 ja BMP-2 soomusmasinatel. Siiski on kõik need masinad haavatavad suuremate kui 20 mm mürskude, tankitõrjegranaadiheitjate, tankitõrjerakettide ja nende igaveste lendavate nuhtluste FPV-droonide vastu. Nende droonide levik tähendab, et on praktiliselt enesetapjalik saata välja ühtegi soomukit ilma spetsiaalse droonivastase kaitseta lisaks algsele soomusele. Ja Ukraina PBV-302D ei ole erandiks. Videomaterial näitab, et originaalsoomusele on lisatud restid, maskeerimisvõrgud ja droonivastased toruraamid. Samas ütlevad ukrainlased, et on vaieldav, kui tõhus see lisakaitse tegelikult on. Kogenud FPV droonioperaatorid leiavad nende sõnul nõrgad kohad ikkagi üles. Nad väidavad, et just PBV-302 soomus teebki selle erinevaks võrreldes BMP-ga. See kaitseb kõige olulisemat, meeskonnaelusid, kes tavaliselt jõuavad enne masina hävimist välja pääseda. Kuid ukrainlaste sõnul pole parem kaitse ainus põhjus, miks PBV-302 ületab Nõukogude BMP-sid. Üks lahingumasina kõige olulisemaid omadusi on see, kui lihtne on seda juhtida. Ukraina väed teatavad, et selles osas on PBV-302 BMP-st selgelt parem. Meeskonnaliikme sõnul, kelle kutsung on Basil, on selle juhtimine üsna lihtne. See pole palju raskem kui autojuhtimine, lihtsalt rooli asemel on kangid, ütleb ta. Või nagu teine meeskonnaliige ütleb, iga loigu ja iga mudase nõlva läbib see suurepäraselt. Ukrainlased teatavad samuti, et PBV-302 suudab takistusi sujuvalt ületada 3. või 4. käiguga, aeglustamata seejuures kiirust. Võrrelge seda BMP-dega, kus Ukraina meeskonnaliikmed ütlevad, et kui käik kinni kiilub, mis juhtub üsna tihti, pead sellega maadlema, et see lahti saada. See pole sugugi ideaalne olukorras, kus lahinguväljal jälitavad sind RPG-d, suurtükivägi ja droonid. Tõepoolest, veel üks potentsiaalselt oluline soomusmasinate aspekt, kus rootslased näivad olevat palju hoolikamalt lähenenud kui Nõukogude insenerid, on remondi lihtsus. Soomusmasinad on keerulised masinad, mis peavad töötama mitmekesisel ja karmil maastikul, nagu näiteks Ukrainas. Need lähevad katki ja kui see juhtub, siis mida kauem nende parandamine aega võtab, seda tõenäolisemalt leitakse need üles ja hävitatakse. Ukraina väed ütlevad, et erinevalt BMP-dest ei pea mootori kontrollimiseks või hooldamiseks isegi sõidukist väljuma.
Juhi, kelle nimi on Kuuba sõnul, on kõik kabiinis seest ligipääsetav. Võrreldes BMP-ga pidid sa starteri eemaldamiseks pool mootorit lahti võtma. Siin on kõigele lihtsam ligi pääseda. See on lahe, see töötab sujuvamalt. Teine meeskonnaliige selgitab. Mootorile ligipääs on tõesti hästi läbimõeldud. See asub katte all, mille peal sa tegelikult istud. Kate tuleb ära 3 boldiga, just siin. Kui meil on vaja voolikut, andurit või filtrit vahetada või süsteemi õhutada, saame seda kõike teha ilma sõidukist lahkumata, otse komandöri istmelt. Ukraina juhid ütlevad, et PBV 302L on ka palju raskem roomikut maha visata. See on roomiksõidukite tavaline rike, kus veohammasrattad kaotavad joondumise roomikuga, tavaliselt vale pingutuse tõttu. Nagu üks juht märgib, Rootsi sõiduki juures on suurepärane see, et roomikuid saab pingutada otse juhi kabiinist. Saame neid vastavalt olukorrale pingutada või lõdvendada. See võimalus roomikupinget reguleerida teeb lihtsamaks ka erinevatele teekatetele kohanemise, mis on pikaajalise ühtlase töö jaoks hädavajalik. Ühe Ukraina meeskonnaliikme sõnul sõitsime väljaõppebaasis selle masinaga tõsiselt palju kilomeetreid. Mitte kordagi ei tulnud roomikult ükski roomikuking lahti. Võrreldes meie BMP-dega on sellel väga raske roomikut maha visata. Teine oluline valdkond, kus PBV 302 BMP-sid ületab, on sisepaigutus. Meeskonna ja sõitjate mugavus ei ole kunagi olnud Vene soomusmasinate disainerite jaoks esmatähtis ning BMP-de perekond pole selles osas kindlasti erand. Rootslased seevastu, nagu enamik lääne disainereid, näivad sellele küsimusele oluliselt rohkem tähelepanu pööranud olevat. PBV 302 suudab vedada 3 meeskonnaliiget, juhti, sihturit ja komandöri. Juhi kokpit asub ees keskel, selle kõrval on komandöri ja sihturi kohad. Tõsiasi, et mootor ja käigukast asuvad põranda all, võimaldab optimeeritud sisepaigutust kuni 8 reisija vedamiseks. See on sama, mis BMP1 puhul ja 1 reisija võrra rohkem kui BMP2 puhul. Kuid ukrainlaste sõnul on Rootsi sõiduk palju mugavam, isegi soomusvestides sõdurite jaoks. PBV 302L on 8 istekohta dessantväelastele, lisaks hoiuruum, kus sõdurid saavad hoida oma relvi, lisalaskemoona või toidupakke. Võrreldes BMP-ga, kus üks Ukraina sõdur ütleb, et tema pikkuse juures peab ta end sõna otseses mõttes kokku voltima, pakub Rootsi sõiduk oluliselt rohkem jala- ja pearuumi. See on üks omadusi, mis teeb PBV 302 Ukrainas tema põhirollis, omamoodi lahingutaksos, väga hea masina. Maksimaalse kiirusega 42 miili tunnis on see samas klassis nagu M113 BMP-d ja isegi moodsamad soomusmasinad nagu Bradley ja CV90. Kuid transpordivahendina pakub see võrreldes BMP-dega mitmeid eeliseid. Esiteks on PBV 302 optimeeritud sõidukist väljuvate sõdurite jaoks. Sõiduki konstruktsioonis on 2 soort tagumistust, mille kaudu saavad sõdurid sisse ja välja liikuda. Descendi ruumi kohal on hüdrauliliselt juhitavad luugid, mida juhib ülem, võimaldades sõduritel sõiduki sees tuld anda. Luukhaide allalev surveanduriga riba takistab läbimõeldult nende juhuslikku sulgumist, kui käed või relvad on kontaktis. Nagu üks Ukraina meeskonna liige selgitab, nendel ustel on 2 sulgemisasendit. Kui tahame need tavalisel rahulikul viisil sulgeda, siis lihtsalt sulgeme need. Kui on vaja kiiresti sulgeda, siis keerame välja spetsiaalse jala ja paneme ukse kinni. Käepidet pole vaja, mitte midagi. Need ei sulgu tihedalt, aga see on väga kiire kui vaja. See lihtsus ja paindlikkus väljumisel aitab kindlasti kaasa reisijate paremale ellujäämisele, mida ukrainlased ütlevad, et PBV 302 pakub. See on samuti oluline omadus ühe peamise rolli jaoks, mida see sõiduk Ukrainas täidab – haavatute evakueerimine. Erinevalt BMP-dest ja enamikust teistest soomukitest on tavaline PBV 302 loodud haavatute tõhusaks evakueerimiseks ilma eriliste ümberehitusteta. Kindlasti toodeti mitmeid PBV 302 variante ja uuendatud versioone, sealhulgas 302A, B ja C soomugi variandid, Strip BV 321 juhtimispunkti variant, EPBV 322 suurtükiväe vaatlusvariant ja spetsiaalne meditsiinilise evakuatsiooni variant. Kohmaka nimetusega. JUKT-PPBV 3026. Kuna Ukraina on saanud kogu Rootsi varu, on ta tõenäoliselt saanud vähemalt mõned 326 varianti. Aga ukrainlaste sõnul on ka standardsed variandid meditsiinilise evakuatsiooni rollis eriti kasulikud. Sisemust saab hõlpsasti ümber seadistada, et teha ruumi kuni 4 kanderaamile korraga.
Nagu üks Ukraina meeskonnaliige selgitab, kui meil on vaja evakueerida 4 haavatud kanderaamidel, võtame kogu selle varustuse maha. Kõik see võetakse maha, kinnitatud varustus eemaldatakse ja riputatakse istmete külge ning me saame panna 2 kannatanut üles ja 2 alla. Seda ei saa BMP-s teha. Nagu PBV-302 on ka mõlemad need sõidukid amfiibsõidukid. Aga ukrainlaste sõnul tuleb Rootsi sõiduk taas esikohale. See on sellepärast, et vees liigub see roomikute abil, erinevalt BMP-3 või ratastega BTR-i veejugadest. Enne vete sisenemist tõstetakse üles eesmine 2-osaline lainetõrjeplaat ja sisse lülitatakse pilsipumbad, et säilitada ujuvus. Kõigi nende eeliste juures BMP-de ees on üks valdkond, kus PBV-302 jääb selgelt alla ja see on oluline. Tegelikult on see põhjus, miks seda masinat kasutatakse Ukrainas peamiselt soomustransportööri ja meditsiinilise evakuatsioonisõidukina, mitte aga algses lahingumasina rollis. Selle relvastus esmapilgul pole probleem ilmne. PBV-302 peamine relvastus on 20 mm Hispano-Suiza automaatkahur, mis on paigaldatud ühekohalisele tornile, mis asub juhist vasakul ja veidi taga. 500 laskuminutist tsüklilise laskekiirusega on selle tõstenurk +50 kraadi ja langetusnurk -10 kraadi. Toon suudab pöörata täis 360 kraadi, võimaldades paindlikku tulevahetust nii maa- kui õhusihtmärkide vastu. See on märkimisväärselt rohkem tulejõudu kui M113.050 kaliibriga kuulipildujal. Siiski on BMP-1 ja BMP-2 võimsamad, vastavalt 73 mm ja 30 mm kahuritega. Lisaks sellele, et Hispano-Suiza PBV-302L on vähem võimsust kui BMP-de kahuritel, on sel ka paar olulist puudust. Esimene probleem on laskemoona etteandega. Sõidukil on 3 padrunilinti, kummaski 135 suure lõhkejõuga mürsku ning lisaks 30 lasulised karbimagasinid kõikidele laskemoona tüüpidele. See on märkimisväärne tulejõud. Probleem on selles, kui kaua kulub kogu selle laskemoona äralaskmiseks. Nagu meeskonnaliige selgitab, magasinis on 3 rida ja me saame laadida 30 padrunit ning see kahur suudab tulistada kuni 8 lasku sekundis, mis tähendab, et ägedas tulevahetuses vahetad sa magasinid välja iga paari sekundi tagant. Ja iga selline paus on vaenlasele võimalus. Kui kahuris saavad padrunid otsa, ei saa me tulistada. Ei saa tulistada, oleme sisuliselt surnud. Võrdluseks, Bradley ja BMP-2 kasutavad laskemoona linte, milles on mitusada padrunit, võimaldades palju pikemat pidevat tuld ilma katkestusteta. Sama probleemne on ka see, et kahuril puudub stabilisaator, seega ei saa see liikudes tulistada. Nagu üks Ukraina kahurimees ütles, liikudes on kõik kaootiline, lasud lähevad tühja, peame metsaserva pihta tuld andma. Peatume, suurtükimees võtab sihtmärgi. Tulistame ja siis liigume edasi. Ja see on halb omadus droonidest küllastunud keskkonnas. Hea külje pealt on kahuril eraldi sihik õhuohtude sihtimiseks ning see suudab tabada sihtmärke nagu helikopterid kuni 1,9 kilomeetri kauguselt. Siiski peab kahurimees selle funktsiooni kasutamiseks tornis püsti tõusma, paljastades end sellega. Arvestades, kui kitsad on meeskonna positsioonid, võib see isegi tunduda väikese kergendusena. Kogu see ruum tagumises osas sõdurite ja kanderaamide jaoks tuli meeskonna eesruumi arvelt. Ukrainlaste sõnul on suurematel sõduritel raske oma kohtadele pääseda, rääkimata mugavusest. Kõike seda arvestades ei ole PBV-302 ideaalne jalaväe lahingumasin. Sellel lihtsalt ei ole piisavalt tulejõudu kaasaegsel lahinguväljal. Samuti puuduvad sellel kaasaegsed optikaseadmed, olukorrateadlikkus ja kaitsetase, mida pakuvad tänapäevased lääne jalaväe lahingumasinad nagu CV-90. See sobib paremini lahinguvälja taksona ja just nii kasutabki Ukraina seda. Kas ukrainlased on oma vanade Rootsi masinate üle õnnelikud? Kindlasti. Nagu meeskonnaliige kokku võtab, hea masin, ole midagi halba öelda. Muidugi, tal on oma veidrused, aga nii vana masin ja ikka töötab, saab töö tehtud. See lihtsalt näitab, et kvaliteetne vana sõjatehnika ei pea mahakandmisele minema. Sa võid selle Ukrainasse saata ja nemad leiavad sellele hea kasutuse. Muidugi, nagu varem mainitud, varustab Rootsi Ukrainat lisaks oma vanavarale ka kõige kaasaegsema tehnikaga. Vaata seda videot Rootsi uuest hämmastavast Loki modulaarse droonitõrjesüsteemi kohta ja aitäh vaatamast!